Tere! Mina olen Piia Puuraid ja ma olen Eesti Päevalehe ajakirjanik. Täna räägin ma teile sellistest inimestest nagu Maria Rannaväli või Rauno Raiesmaa, kellest te arvatavasti mitte kunagi mitte midagi kuulnud pole. Ometigi on neil noortel raske käia koolis või poes ilma autogramme jagamata ja nende videod koguvad rohkem vaatamisi kui nii mõnigi Eesti telesari. Vaatame lähemalt, kes nad sellised on. Tere kõigile! Täna on 25. aprill, esmaspäev ja kell on 18:38. 13-aastane Maria teeb sarnaseid enda päevast jutustavaid videosid ehk vlogisid juba kuid ning kogub aina populaarsust. Instagramis on neiul juba 3 korda rohkem jälgijaid kui Taavi Rõivasel ning samas tempos jätkates püüab ta varsti kinni ka Grete Kleini. Me filmisime intervjuu, me rääkisime sellest, miks YouTube meil on ja miks me seda alustasime ja siis nüüd me filmime ka, kuidas ma siin vlogin. Iga minut laetakse maailma ühesse suurimasse sotsiaalmeediakanalisse YouTube'i 300 tunni jagu videosid. Maailmas on tuhandeid YouTubereid, neid kokku lugeda on aga võimatu. Nendest kuulsaim on 25-aastane Rootsi mees, esineja nimega PewDiePie. Kas sellega teenib ka raha? Lühike vastus jah. PewDiePie paneb iga aasta taskusse lausa ligi $12,5 miljonit. Suurem enamus YouTubereid võivad teenida küll pisut tuntust, kuid mitte raha. No tšauki, mina olen Nele Kirsipuu ja mina teen YouTube'i videosid, eks ju. Viimasel aastal on püünele tõusnud ka järjest rohkem kodumaiseid YouTubereid. Terviskord vaatan jälle, ma olen tagasi. Hei! Millest YouTuberid räägivad? Lihtsamalt võib selle jagada 2. Ehk ühed, kes näitavad seda, mida nad ise väga hästi oskavad. See on nii-öelda andepõhine. Teist žanri nimetatakse IRL-iks. See tähendab, et näidatakse absoluutselt kõike, mis nende inimeste elus parasjagu toimub. Selline YouTuber on ka Maria. Tere, mina olen Maria Rannaväli ja mina olen YouTuber ja täna ma räägin teile siis, miks ma üldse YouTube'iga alustasin ja mis see endast kujutab. Tüdruk hakkas videosid tegema teiste maailmakuulsate YouTuberite eeskujul ning saab neilt inspiratsiooni ka praegu. Viimane tõuge oma kanaliga alustada tuli hoopiski kodust. Mu isa üks päev lihtsalt ütles, et et kas sa oled vaadanud, kuidas kõik teevad YouTube'i videosid, et saaksid käia üritustel kohal ja filmida ja kõik. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale ja siis ma lihtsalt hakkasin tegema. Kui Maria alustas videote tegemist tõsisemalt eelmise aasta suvel ja veel jaanuaris oli tema kanalil 2000 tellijat, siis viimase 3 kuuga on see arv metsikult tõusnud. Yes, edu mulle. Samas ei ole kõik tüdruku jaoks ka nii lihtsalt käinud. Ma polnud harjunud kriitikaga ja ma ei talunud seda absoluutselt, siis ma võtsin seda väga-väga südamesse ja mõtlesin, ma ei tee enam kunagi videosi ja see oli väga dramaatiline alguses. Siiski alustas peagi oma kanaliga ka mitu Maria klassikaaslast ja sõbrannat. Teiste seas ka tema 10-aastane õde, keda kohtab ka paljudes Maria videotes. Tere kõigile, minu nimi on Laura Rannaväli ja ma olen YouTuber ning täna ma räägin, miks ma lõpetasin videote tegemist ja miks ma nüüd uuesti alustan. Mind norriti selle pärast, siis ma mõtlesin, et ma lõpetan ära, sest et ma võtsin ka neid seda heiti nii palju südamesse. Miks sa narrisid? See kõik teavad, mulle meeldib enda hääl ja siis kui ma seda filmin ja siis mul tuleb seda hääl nii palju ja siis mulle ei meeldinud, sest nad lasid kooli meie klassi kõlaris seda ja siis mulle ei meeldinud see. Nüüd on Laura aga paksema naha kasvatanud ja soovib vanema õe eeskujul taas videosid tegema hakata. Tere kõigile, tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna teen ma videot koos Lauraga! Selline mõte on peast läbi käinud ka 10 tema eakaaslastel ja YouTuberiks hakkamine muutub üha populaarsemaks. Tihtipeale seostataksegi sellist trendi siis nende samade interneti poolt pakutavate üsnagi lihtsate kõigile käepäraste võimalustega kiiresti kuulsaks saada. Tartu Ülikooli meediauuringute vanemteadur Andra Siibak on tegelenud sotsiaalmeediat puudutava temaatika uurimisega enam kui 10 aastat ning teab kõike alates tänaseks unustuste hõlma vajunud Reidist Facebookini.
kui varemalt oli nagu selline prestiižne ja äge mõelda, et tulevikus ma tahaks saada võib-olla arstiks või advokaadiks või ma ei tea, peaministriks või noh, mingiks selliseks oluliseks lugupeetud tegelaseks, siis nüüd on see hakanud asenduma sellega, et noored tahavad saada kuulsaks. Ma ei ütleks, et ma olen kuulus, ma ütleks, et ma olen tuntud äkki. Tervist, sniffurid, mina olen Sniff ja mina olen YouTuber. Täna ma räägin, miks ma YouTube'iga alustasin ja kuhu ma tahaksin sellega jõuda. Ma ju käisin eile filmimas. 16-aastane Sniff on 5 kuuga teinud üle 30 video ja kogunud üle 8000 subscriberi ehk püsitellija. Noormehel on juba ka päris suur fänniarmee. Rahu ei saa isegi kodus. Räägi sellest, mis täna juhtus. Oi jumal. Põhimõtteliselt fännid juba helistasid alt. Et nad küsisid, kas ma olen kodus. Ma ütlesin, et ma ei ole kodus. Nad tahavad mult autogrammi ja pilti. Põhiline see, et kui mina olen nendega koos pildi peal, siis ma olen nende päeva või elu või ma ei tea midagi. Väga rõõmsaks olen nende toju teinud. Ja see on väga tore. Kuid millega noormees on oma fännide südamed võitnud? Iga nädal postitab ta YouTube'i 2-3 videot, kus üksi või kus sõpradega enda tegemistest räägib või mõne situatsiooni üle nalja viskab. Ma tegin isale tünga, kus ma ütlesin, et ma saan lapse. Videosid tegema ajandas teda aga igavus ja soov teistega suhelda. Kuid YouTuberiks hakkamiseks polegi tarvis ei stuudiot või suurepäraseid operaatori kogemusi. Nii Maria kui ka Sniff teevad videosid enamasti oma kodus ja käepäraste vahenditega. Et ei ole midagi väga professionaalset, mul ei ole isegi mikrit veel. 10 000 vaatamised, kommentaarid ja tähelepanu Sniffi ei heiduta. Siiski mõtleb ta pidevalt ka privaatsuse säilitamisele ja kõike, mis kaamerat ette jääb, üles ei lae. Ma olen mõelnud sellele, et ma ei jäta mingit aadressit peale kuskile. Et kui nagu mingi maja jääb peale, see on nagu enam suve, nagu kortermaju võib igal pool maailmas leida. Aga ja eks ma ikka mõtlen, mida ma filmin, nagu, mis taustale jääb ja nii. Et... Siis kui ma hakkasin vlogima, siis see hakkas nagu rohkem kohale jõudma, et palju ma nüüd tegelikult tohiksin näidata ja mu isa nagu hakkas ka siis valvsama pilguga vaatama, et palju sa siis näitasid ja nii ja mul on osad vlogid ka seepärast maha võetud ja videotega samamoodi. 15-24. Aga muidu nagu muu tuba vist jäävad juba kõik, sest ma olen seda iga nurga alt näidanud. No privaatsuse koha pealt on suhteliselt alguses juba niiviisi, et neid kodutuure nagu ei tee ja kõik on nagu, no eks ma ikka jälgin ise, vaatan ka niiviisi, et noh, ei läheks nagu üle piirid ja niimoodi, et nad on suhteliselt kenasti aru saanud, et kust maal on piirid, kus maani nagu võib neid asju teha. Maria ja Laura ema on aga tütarde tegemistele 2 käega poolt. Siiski on ka temal tulnud harjuda, et aeg-ajalt nende videotesse satub. Sinul on au küsida selle vlogipäeva küsimus. Oota, mis ma küsisin? Mida teie täna lõunaks sööte? Pange vastus alla kommentaarisse. See on nii naljakas, ega ma ei teagi. Ma lihtsalt satungi sinna, ma ühest Maria kommentaarist lugesin lihtsalt huvi pärast, seal oli ka niivis, et issand, kui tore ema sul on, et ta ka tahab osaleda sinu videos. Tahtsin hirmsasti vastu kirjutada, et kuulge, saage aru, palun. Ma üldse ei taha osaleda, ma lihtsalt satun sinna kogemata ja mul ei ole selle vastu, no mis sest ikka siis. No. Võib tunduda uskumatuna, ent privaatsus on noorte jaoks ehk olulisemgi kui nende vanematele. Näiteks kui täiskasvanud kipuvad pigem valima, kes nende postitusi näevad, siis noorte kasutatud võtted on hoopis midagi muud. Et strateegiline info jagamine, enesetsensuur, aga samas ka sellised salasõnumite saatmise praktikad. See tähendab, et vanemad ei pruugi tihtipeale lihtsalt aru saada, mida noored oma postitustega tegelikult öelda tahavad. Lisaks ei pruugi nad ka mõista, kuidas YouTuberiks hakkamine kui selline üldsegi kasulik võib olla. Mu klassiajad on üritanud hakata videosi tegema, siis nagu nende vanemad reageerivad ka, et et hakka tegema, nagu ei olnud nagu usku sellesse. Öeldakse, et mida sa ikka teenid sellega ja kui sa ütled, et välismaal teenitakse, siis öeldakse, et välismaal teenitakse, et see ongi nagu välismaal. Et nagu ei usuta sellesse nii palju, et arvatakse, et sa pead ikka raha teenima advokaadi või arsti või kokana, aga nagu tegelikult on võimalik internetis ka nüüd tänapäeval niimoodi raha teenida. Tuletame siinkohal meelde, et maailma kuulsam YouTuber teenib iga kuu ligi $1 miljon. Eestikeelsed YouTuberid enamasti vaatamiste pealt raha ei teeni, kuid ka nemad päris tühjade kätega ei jää.
ka Eestis on tekkinud selliseid firmasid ja organisatsioone, kes hea meelega siis lasevad nendel mikrokuulsustel oma teenuseid või tooteid proovida, katsetada ja nad teavad, et nad saavad sellest kajastust ja see müüb. Siibaku sõnul on sellest saanud lausa eraldi turunduse nišš ja ka noored YouTuberid on enda sõnul taolistele pakkumistele avatud. Siiski tunnistavad ka nemad, et pelgalt YouTuberiks olemisega rikkaks ei saa. Ma ütlen, et suuri summasid ei ole oodata väga, aga see on siis niimoodi, et iga 1000 vaataja pealt on mingi summa ning see summa siis on mingi arv, mida ma ei tea, see on YouTube'i enda poolt kokku pandud. Ma kindlasti näen ennast pikemas perspektiivis videosi tegemas, aga ma ei tea palju nagu, kas mul teenin piisavalt, et sellest nagu täiesti ära elada. Et ma kujutan ette, et ma peaksin ikkagi kõrvalt kuskilt raha teenima, kas nagu poole kohaga tööl käima või midagi, aga ma nii palju pole ette mõelnud. Ma ei taha saada nagu kindlasti YouTube'is hästi suureks. Ma teen YouTube'i nagu endal baasiks siis, kui ma tahan näiteks saada. Ma lihtsalt harjutan. Hetkel on Sniffi soov aga oma fännibaasi veelgi kasvatada ning 10 000 tellija täitumisel nendega midagi suuremat ette võtta. Ma saan fännidega kokku, nagu lepime aja kokku ja siis kõik tulevad sinna ja me teeme mingi grupi, sellise seltskonna pildistamise, rääkimise, ma suhtlen fännidega nagu näost näkku, et muidu kui ma teen seda läbi kaamera, siis nüüd ma saan näost näkku seda teha, siis kui 10 000 teist saab.